tervitust ja tere tulemast püünlakuu viimase pühapäeva jumalateenistusel. On meie vabariigi aastapäeva järgne ja paastuaja eelne pühapäev. Tänase pühapäeva teemaks on Jumala armastuse ohvri tee. Samas jätkub täna ja lõpeb pärast jumalateenistust meie koguduse täiskogu koosolek, mis tähendab, et peamiselt peale jumalateenistust saame anda oma hääled veel valitavale koguduse nõukogule ja sellest paar sõna siis veel jumalateenistuse lõpus. Täna on armulauaga jumalateenistus, kus laulame laule lauluraamatutest, mille numbrid on välja pandud seintel olevatele tahvlitele. Esimene laul nende hulgast on laul 67 ja laulajat saadab organistina Rita Naaber. Alustame esimese laulu. Thank you.
sest sa oled mu kalju ja mu mäeminnus ja oma nime pärast juhata mind ja saada mind. Kristus on tulnud kui tulevaste heakandide ülempreester ja on oma verega üks kord sinna pühasse paika läinud ning igavese lunastuse saavutanud. Karistus oli tema peal, et meil oleks rahu ja tema vermete läbi on meile tervist tulnud. Au olgu Isale, Pojale ja Pühale Vaimule. Tänase pühapäeva ja algava nädala juhtsalmi Luuka evangeeliumist. Aga võttes endaga kaasa 12, ütles Jeesus neile, vaata, me läheme üles Jeruusalemma ja seal viiakse lõpule kõik see, mis prohvetid on kirjutanud inimese pojast. Palun istuge. Tänase pühapäevaga me astume algava kannatuse paavstoja nädalasse, mille kolmapäeval on tuhkapäev ehk palvepäev eraldi kirikupühana ja jumalateenistusega tähistatav. Ja selles mõttes, kui me kirikus käime seoses mõne isikliku elu sündmusega, kus on see nii rõõmus kui mures meile toeks. Ja me mõtleme kellegi elu peale või enda elu asjade üle, siis täna me nende siin olevate tekstide ja teemaga soovime näha suuremat pilti ja selle kaudu mõista ka enda ja inimese elu ja kannatuse mõttekust. Evangeeliumites ei kasuta Jeesuse kohta nimetust inimese poeg, mida oleme siin ja seal kuulnud piiblis keegi muu kui Jeesus ise. Ja sellesse nimesse on kätketud tema messiaks olemise saladus. Nimelt selles saavad kokku tema enda tee, Jesaja poolt ennustatud kannatava Jumala sulasena ja prohvet Danieli poolt kuulutatud tagasi tuleva kuningana või kuningate kuningana. Kõik Vanatestamendi kuulutused ja ennustused kannatavast Jumala sulasest on ühinenud või kokku pandud sellesse nimesse. Need viidatud ennustused viitavad Jumala seni varjatud eesmärgile ja tegevusele, millest ta lubab oma poega astuda inimkonna ja meie lunastamiseks risti ja kannatuse teele. Rist ise tähendab ju vastandlikes suundades toimuvaid asju. Kurjalt ja surmalt võetakse tema käes olev võim ja hea, et issand Jeesus saab ülendatud. Temale antakse meelevald nii taevas kui maa peal, mis temal ka on, aga selles maailmas me ei taju seda alati nii selgelt, vaid pigem on halb või kuri see, mida me tajume. Kuid ristil on Jeesuse peale pandud kogu maailma süütegude ehk karistuse koorem. Aga selles on ka terve maailma lunastus surmast ja kuradi meelevallast. Jeesus on kutsumas kõiki enda juurde nii, et me tunneksime ära oma süü, oma patud ja leiaksime temalt armu
ja andeks andmist. Tema ütleb, tulge minu juurde kõik, kes te olete vaevatud ja koormatud, ja mina annan teile hingamise. Jumala armastus oma pojas on kannatav ja samas süüdi mõistev armastus. Imeline on selle mõistmine, et tema on valmis oma elu asemel tegema meie elule ruumi, et ta on valmis meie südametes elama, kuigi me seda alati ei vääri. Nii on tema armastus nagu üks enda poole tõmbav jõud, nagu magnet, mis nagu tõmbab kõik edasi juurde, ja teisalt on see jõuallikas, mis sünnitab meis usku ja annab uut väge elamiseks ja teiste teenimiseks. Me alandame ennast nüüd Jumala palge ette ja tunnistame temale südames oma patud üles nõnda üteldes. Kõige väärine Jumal, halastaja isa, mina vaene patune inimene tunnistan sinule oma patud üles, mis mina mõtte, sõna ja teoga olen teinud ja millega mina sinu viha ja sinu nuhtluse ajalikult ja igavesti küll olen ära teeninud. Aga minul on nende pärast väga kahju ja mina kahetsen neid südamest ja palun sind, sinu isaliku halastuse ja sinu armsa poja, Jeesuse Kristuse, meie õnnistegija, kibega kannatamise ja surma pärast. Ole sa mulle katusele inimesele armuline ja halasta mu peale. Anna mulle andeks kõik minu patud ja anna mulle armust püha vaimu väge, et ma oma elu saaksin parandada. Kui see on teie kõigi tõsine tunnistus ja palve, siis koske ja. Selle teie tunnistuse ja palve peale kuulutan ma teile, kes oma pattu kahetsete ja usus meissanda Jeesuse Kristuse lunastustööl oma lootuse panete, oma patud tahate maha jätta ja Jumala püha tahtmist mööda elada. Teile kuulutan kui kutsutud ja seatud Jumala sõna sulane Jumala armu ja mõistan teid, issanda Jeesuse Kristuse käsul, kõigist teie pattudes lahti, Jumala Isa, Poja ja Püha Vaimu nimel. mis on kasuks meie elule. Jeesuse
sest ma olen seaduse läbi seadusele surnud, et elada Jumalale. Ma olen ühes Kristusega risti löödud. Nüüd ei ela enam mina, vaid Kristus elab minus. Ja mida ma nüüd elan ihus, seda ma elan usus Jumala Pojasse, kes mind on armastanud ja on iseenese loovutanud minu eest. Ma ei taha tühistada Jumala armu, sest kui õigus tuleks seaduse läbi, siis tähendaks see, et Kristus on asjatult surnud. See on Jumala sõna. Ja tõuseme nüüd kuulama tänase pühapäeva evangeeliumi. Evangeeliumi 12. peatükist 25-33 salmi. Jeesus ütleb, kes oma elu armastab, see kaotab selle. Ja kes oma elu vihkab selles maailmas, see hoiab selle igaveseks eluks. Kes tahab mind teenida, peab järgnema mulle. Ja kus olen mina, sinna saab ka mu teenija. Kes iganes mind teenib, seda austab mu isa. Nüüd on mu hing ehmunud ja mida ma ütlen? Kas ma pean ütlema, isa, päästa mind sellest tunnist, kuid ma olen juba astunud sellesse tundi. Isa, kirgasta oma nime. Siis tuli hääl taevast, ma olen kirgastanud ja kirgastan veel. Rahva hulk, kes seisis ja kuulis, arvas, et õun üristas. Aga teised ütlesid, ingel rääkis temaga. Jeesus kostis, see hääl ei sündinud minu, vaid teie pärast. Nüüd käib kohus selle maailma üle, nüüd kihutatakse välja selle maailma vürss. Ja kui mind maa pealt ülendatakse, siis ma tõmban kõik enese juurde. Aga seda ta ütles, et viidata, millist surma tal tuleb surra. See on püha evangeelium. Jätkame lauluga 317, laulame 3 esimest salmi.
evangeeliumi esimesi salme, kus Jeesus ütleb, kes oma elu armastab, see kaotab selle, ja kes oma elu vihkab selles maailmas, see hoiab selle igaveseks eluks. Kes tahab mind teenida, peab järgnema mulle. Ja kus olen mina, sinna saab ka mu teenija. Kes iganes mind teenib, seda austab mu isa. Aamen. Istuge palun. Tänase pühapäevaga, nagu juba öeldud, astume Kristuse kannatusaja esimesse nädalasse, mis on Jeesuse sõnades ette kuulutatud tema jüngritele. Jeesuse surmal on selle ainulaadse ja lepitava tähenduse kõrval ka eeskuju andev tähendus. Jüngrid peavad käima oma õpetaja jälgedes, kandmaks vilja Jumala riigis. Meie nimetame seda vaimulikuks eluks ja vaimulikuks kasvamiseks. Ja kui inimene vaimulikult ei kasva, siis on sellega nagu elugagi, kui mingi eluvaldkond jääb tähelepanuta, kui me ei söö, jääme nälga, kui me ei liiguta, siis kärbuvad, kahanevad meie lihased ja nii edasi. Inimene on loodud nõnda, et ta elaks ka oma vaimuliku inimese poolest rikast elu, õpiks tundma oma elu mõtet, eesmärki või nii nagu Pühakiri seda ütleb, Jumala tahet tema elus ja tema ülesannet selle tahte kaudu. Apostel Paulus kasutab aga ka võrdpilti või selleks võrdpilti ajalikust surmast. Ta ütleb, et maine ihu on nagu seeme, mis saab surmas külvatud ja millest tõuseb ülestõudmise ihu. 3 evangeeliumi 4 tunnevad Jeesuse õpetust oma risti võtmisest ja kandmisest tema eeskujul. Mida kristlased üle maailma visuaalselt teostavad näiteks kannatusaja lõpus suure reede risti kandmise rongkäigus ja seda paljudes linnades, ka siin Eestis ja Kuressaares. Kuid üks asi on oma risti kanda ülekantud tähenduses. See tähendab pidada vastu, lootusrikkalt minna läbi ka katsumustest või isikliku laadi kannatustest või kannatustest, mis ühe rahva elus võivad ette tulla. Aga omamoodi kogemus on tõepoolest teha seda risti kandmist vähemalt kord elus reaalselt, kandes mingi maa rasket, Jeesuse ristiga sarnanevat raskust oma õlgadel. Ja see on tõesti teistsugune kogemus. Tean, et paljud teevad seda, kellel on võimalik reisida Jeruusalemma, seal näiteks suurel reedel, mida kristlased tähistavad, on tõenäoliselt päris palju selliseid ristikandjaid just seal ära märgitud risti teel. See, kes nõustub jagama aga oma õpetaja või meistri osa selles maailmas, jagab temaga ka au tulevases maailmas. Jah, selle kohta on üks vanasõna, mida tänapäeval kasutatakse tihti sõjaväes, raske õppustel, kerge lahingus. Seda peavad silmas ka kooliõpetajad, kes oma õpilasi õpetavad,
selleks, et nad saaksid hakkama mitte ainult eksamitel, vaid ka siis, kui õpitu ja õpetatu muutub aktuaalseks, kui neil on reaalselt vaja neid mitte ainult teadmisi, vaid ka oskusi ja seoseid. Jeesus ei kutsu meid siiski, nagu võiks arvata või välja lugeda siit, oma elu vihkama, vaid olema valmis suurema eesmärgi nimel tooma elus teatud ohvreid, ehk olema valmis saamise asemel loobuma. Selline lihtne näide, et mis on näiteks see, mis toob välismaal elavate eestlaste lapsed siia sõjaväkke aega teenima. Nad ei pea väliseestlaste puhul seda tegema, aga üha enam seal elavad noormehed võtavad aasta koolist vabaks ja tulevad Eestisse sõjaväkke. Sellega mitte ainult ei paranda nad oma eesti keelt, vaid nad saavad uusi sõpru ja on põhimõtteliselt valmis seisma oma maa kaitsel, kui selleks peaks olema vajadus. Ja sellist missiooni täitmist me näeme väga suures osas näiteks Iisraelis, kus miljonid juudid elavad väljaspool ajaloolist kodumaad ja nende noored peavad auasjaks seda mitte ainult 9 kuud, vaid 2 aastat naistel ja 3 aastat meestel, noormeestel teenida Iisraeli sõjaväes. Ja sellest nad saavad kogu eluks selle, nagu me ütleme, patriotismi või isamaa armastuse, tajuvad reaalselt ka omal nahal, mida kodumaa kaitsmine tähendab ja seal on see oht palju suurem kui meie piirkonnas. Armastuse vastand ei ole, nagu võiks arvata, mitte viha, vaid mis on armastuse vastand. Ka hetke mõtleme, mis see võiks olla. See on ükskõiksus. Keegi, kui on mingi asja pärast vihane, see on vähemalt üks väga tugev tunne, emotsioon, mis väljendab inimese hoolimist ja antud olukorraga mitte rahul olemist. Kui inimesed pahandavad näiteks oma riigi või valitsuse pärast, siis on see teatud vihaemotsioon. Nad on mures oma riigi pärast ja nad tahaksid, et asjad oleks paremini. Halvem oleks see, kui nad oleks ükskõiksed, et mul on täiesti ükskõik, mida nad teevad. Siis oleks põhjust muretseda. Kui kodus on perekonnatüli ja selle käigus võib äkki üks osapool hakata pulmadeks saadud taldrikuid lõhkuma, vähemalt filmidest olen seda näinud, võib-olla keegi on ka reaalselt kogenud, siis on see ikka parem, kui ollakse teineteise suhtes ükskõiksed. See tähendab seda, tegelikult räägi minuga, ma tahan rääkida sellest probleemist. Tahan, et see lahendaks, me jõuaksime lahendusele. Ja selles mõttes võib uues valguses vaadata ka kõige häälekamaid usu- ja kirikuvastaseid sõnavõtte. Need on tavaliselt reaktsiooniks mingile isiklikule pettumusele või soovile, et kirik või usklikud võtaksid oma usku tõsiselt, isegi siis, kui mina ei suuda seda ise õigesti täita. Ja seda tänapäevases Eesti religioonisotsioloogias nimetatakse asenduskristluseks. See tähendab, et me usaldame neid inimesi, kes käivad kirikus, kes on vaimulikud kirikuõpetajad, aga me eeldame ka nendel, et nad tõesti võtaksid seda tõsiselt, mida nad usuvad. Ja selles mõttes täna, kui me valime koguduse uut nõukogu, siis me ka väljendame selle läbi ühelt poolt oma
kuuluvust ja oma koguduse liikmeks olemise õigust valida inimesi, kes 4 aasta jooksul kogudust suunavad, arendavad koos õpetajatega, koos ka teiste kogudustega ja samas eeldame nendelt, et nad teeksid seda hästi, teeksid seda südamega. Jeesus jätkab, nüüd on mu hing ehmunud ja mida ma ütlen? Kas ma pean ütlema, Isa, päästa mind sellest tunnist? Kuid ma olen juba astunud sellesse tundi. Isa, kirgasta oma nime, siis tuleb hääl taevast. Ma olen kirgastanud ja kirgastan veel. Jeesus teab, et ta on juba astunud sellele teele, mis viib teda kannatusele ja risti teele. Ja Jeesus ei palu, et temalt see kannatuse karikas ära võetakse, vaid ta palub, et kõigest sünniks Isa tahtmine. Küsisin eelmisel nädalal koguduse vennalt, kes läks raskele südameoperatsioonile, kas ta ka kartis seda, kas ta ei mõelnud, et ta võiks ka minemata jätta. Loomulikult, kui inimene peab minema, kui arstid ütlevad, et nüüd on nõnda, kui sa tahad edasi elada, siis sa pead minema ja see mees ütles, et ma tõesti nagu ei mõelnudki selle peale, vaid kui peab minema, siis peab minema. Loomulikult ma kartsin, aga usaldasin ennast ka Jumala poolde ja täna ta on parema tervisega peale kuid kestnud ravi taas kodus. Jeesus nõustub vabatahtlikult mitte kannatusi vältima, vaid minema läbi vaeva ja surma ja seda erinevalt arusaamas, nagu Jumal ei saaks või ei tohiks või ei peaks kannatama. Kui üks Kanadast siia Eestisse aega teenima tulnud noormeestest ütles, et mõnikord oli küll selline tunne, et ma vist kahetsen seda otsust siia tulla, eriti siis, kui kaevikus pidi külmas magama. Et palju parem oleks kodus oma voodis olla, siis ta ütles, aga samas ta saab aru, et tagantjärgi on see üks õppetund ja nii hea pärast meenutada, et ma sain sellega hakkama. See tegi mind tugevamaks. Aga see kannatuste vältimise teema ei ole ju midagi uut. Nii on näiteks juba meie ajaarvamise esimestel sajanditel õpetanud gnostikud, et Jeesus ei kannatanud ristil mitte päriselt, vaid näilikult. Ja samal seisukohal on muide ka islami pühakiri Koraan, mis ei tunnista Jeesuse tegelikku kannatust. Selle taga on mõte, et Jumala prohvet ei saa ju kannatada, kui ta on Jumala prohvet. Johannese evangeeliumi järgi kostus taevast hääl. Jeesuse maiselu ajal on piiblis juttu 3 sellisest sündmusest, kus Jumala häält keegi kuuleb, nagu tulevad taevast või ülevalt. Kõigepealt see sündis tema ristimisel, siis kirgastamise mäel ja lõpus siis kirjeldatud tema teekonnal kannatusse ja ristisurma. Mõned juudi rabid on õpetanud, et Jumala hääle kuulmine on märgiks, et prohvetlik vaim on Iisraeli keskelt lahkunud, mis siis tähendab, et Jumal ise kõneleb otse oma rahvale, prohvetide kaudu ei pea see enam kõnelema. Jeesuse elus on aga vastupidi. Jumala hääl kinnitab, et Jeesus käib Jumala tahtmises. Apostel ütleb teisal, et see, kes on, ja Jeesus ka kinnitab seda, Jeesus ütleb ise, kes on näinud mind, see on näinud Isa. Seega, kes on kuulnud või kes kuuleb Jeesuse sõna, see kuuleb selle kaudu Jumala sõna, mida Jeesus Isa juurest on kuulnud. Seda ta annab edasi.
Jeesuse surma ja ülestõusmise järgselt tabab näiteks variser Saulust enne Damaskuse linnaväravaid Jumala ilmutus tugeva valguse ja häälena ja selles hääles kõneleb juba ülestõusnud Jeesus ise. Rahva hulk, kes seisis ja kuulis, arvas, et kõu müristas, aga teised ütlesid, ingel rääkis temaga. Jeesus kostis, see hääl ei sündinud minu, vaid teie pärast. Nüüd käib kohus selle maailma üle, nüüd kihutatakse välja selle maailma vürst. Ja kui mind maa pealt ülendatakse, siis ma tõmban kõik enese juurde. Aga seda ta ütles, et viidata, millist surma tal tuleb surra. Me mõtleme teinekord seda, et kas ma vajan seda, et kui ma usun Jumalat, et kas ma pean siis käima kirikus, kas ma pean sellest usust tunnistama, et ma konkreetselt nüüd keda ja mida, kuidas ma usun. Ma arvan, et ma olen oma usus küll ise piisavalt tugev, ma võib-olla ei vaja kellegi teise toetust ja ma arvan, et ma tunnen Jumalat. Muidugi juba usuisa Martin Luther on tuletanud meelde, et Jumal ei ole loonud ühtegi kristlast üksikuks, eks ju, nii nagu ka abielus, et on mees ja naine ja kellel ei ole abielutus armuandi antud, tal on parem elada abielus. Siis kristlased koos usku tunnistades ja koos oma usust rääkides, koos selle usu järgi elades me saame mõjutatud ja positiivselt julgustatud. Tegelikult isegi kui meie ehk võib-olla ei vajaks seda ise, siis teised meie kõrval vajavad seda, et Jumal meid kinnitaks ka mõne teise inimese eeskuju, tunnistuse kaudu, kas või selle kaudu, et ma vaatan, kuule, tema on ka kirikus. Paljud inimesed ehk mõtlesid, et väga tore, nüüd on ka president tulnud kirikust. Olgu sellega, kuidas on, aga tõepoolest kirikusse tulles või siin olles Jumala palge ees seistes, see ei pea olema ainult kirikus, aga kokku tulles me oleme ju kõik tema ees võrdsed. Me oleme nagu üks rahvas, üks pere. Ja see on uskumatult suur ühtsuse alus või eeldus, nii nagu ei piisa ju sellest, et me kord 4 aasta jooksul koguneme laulupeole, lauluväljakule. Me vajame ikkagi ka sellist igapäevast ühtsuse tunnet. Iga aasta tähistame küll vabariigi aastapäeva, järgmisel aastal teeme seda suurelt. Ja sellel aastal tähistatakse siis reformatsiooni 500. aastapäeva ja meie luterliku kiriku kui vaba rahva kiriku 100. sünnipäeva. Ja ka siin Saaremaal me saame sellel suvel kokku enne jaanipäeva üle Saaremaa kõikidest erinevatest kogudustes. Kõik kirikukoorid ja mitte ainult, ka harrastuskoorid. Umbes 1000 inimest on oodata sellele vaimulikule laulupeole nende päevade raames siin Kuressaares. Ja see on selline väga suur ja ülev tunne. Viimati, mitte küll ainult viimati, aga viimati eriliselt mäletan seda, kui mõne aasta tagasi avasime meie orelit siin ja kui ühendkoor moodustas või mahtus ära kõikidele rõdudele, neid oli nii palju, laulis selleks puhuks loodud teost, kus kõlas ühe koraali motiiv. See oli sedavõrd võimas, et see kui läbistas kogu ihu, pani ihu värisema või kananaha ihule tulema. Jeesus ka ise vajas Jumala Isa häält kinnitusena enne oma kannatust. Kui meil on hirm või mure,
siis me alateadlikult tahame, et keegi oleks meie kõrval, et keegi hoiaks kinni meie käest. Kui esimene koolipäev saabub lapsele, kes kooli läheb, ta pole võib-olla käinud, no nüüd on lapsed käinud lasteaias juba, aga võib-olla mõned tulevad otse kodust ja neil on hirm. Ja kui ema või isa käest lahti lased, siis on ikka väga ebakindel tunne. Ja siis on hea, kui õpetaja võtab sinu käest kinni ja ütleb, tere, mina olen see, tule istu julgesti siia, siin on sinu pinginaaber ja sealt algab see tutvumine ja julguse saamine. Jeesuse ristimisel kuulis Jumala häält risti Johannes ja Kirgastusmäel kuulsid seda Jeesuse 3 jüngrit. Inimeste suhtumine üleloomulikku piibellikus tähenduses on olnud ja on tavaliselt ju natukene kahtlev. Kuidas ikka sellega on, et keegi kuuleb nüüd Jumala häält? See, mida on keegi kogenud üleloomulikuna, peab teiste arvates olema, sellest peab olema ikka mingi loogiline selgitus, nagu kui kuuleme kuskilt häält, et see ei saa ju olla nii, see peab ikka olema midagi, näiteks äikese või tõuekõmin. Aga kuulajate hulgas on ka inglitesse uskujaid, kes annavad inglitele selle au, mis kuulub üksnes Jumalale. Tõeline Jumala sõna ei jää ka tühjaks, vaid saadab korda, milleks ta on läkitatud. Ja sellel sõnal on elu muutev ja uuendav vägi. Martin Lutheri järgi sünnib see nende juures, kes loevad Jumala sõna otsides, paludes ja sellele sõnale kuuletudes. Ja usk toetub alati sõnale ja selle tõotustele. No suures plaanis suhtuvad inimesed usku ja Jumala ilmutusse 3 erineval moel. Jumala eitajad usuvad vaid seda, mida nad näevad. Aga ka nemad usuvad, aga seda siis ehk mõistusesse või teadusesse, mis on siis nende arvates lahenduseks kõikidele võimalikele eluprobleemidele. Ka Jumalasse uskujate hulgas on neid, kes ei usu kõike, millest piibel kõneleb või mida me usutunnistuses õnnistame. Aga nad nõustuvad teatud tingimustel usu välise vormi või rituaalidega ja tavade säilitamisega. Nii ei uskunud näiteks Jeesuse aegsed saduserid, oli üks usuline erakond selline, nad ei uskunud üles tõusmisesse ega mingisugusesse teispoolsusesse. Võib ju küsida, et kas tõesti juutide ajal nii ammusel perioodil oli sellist suhtumist, aga ka siis oli seda. Nüüd, kui selline väline vorm on omandatud, aga sisu seal ei ole või sellist veendumust, et kui on näiteks riik, aga ei ole usku selle riigi püsimisse, siis ei ole sellist kindlat alust, millele toetuda, siis ka see riik väga kaua enam ei püsi. Seda tüüpi rahvajuhtidel, kes ei vali vahendeid võimu säilitamiseks, on ilmselt kõige raskem saada Jumala riigi elavateks liikmeteks, ehk siis võiks öelda kodanikeks selle sõna otseses tähenduses. Neil on tundmatu Jumala toimimine ja tegelikkus ajalikus maailmas. Kui seda ei usu, siis seda ju ei ole võimalikki nende arvates. Aga nendel puuduvad kogemused ja see usaldus, mida üksnes Jumal saab ja võib anda oma püha vaimu kaudu. Vaimulik elu oli Jeesuse ajal elav, peamiselt rahva enda keskel, kus oodati ja palvetati Messia tuleku pärast. Kirikus ja kogudustes on olnud ja on vaimuliku ärkamised tavaliselt
seal, kus nii üksikult kui ühiselt on koos teiste usukaaslastega palutud vaimuliku värskuse järgi, ehk nagu ütleb Jeesus, kus 2 või 3 on minu nimel koos, seal olen mina nende keskel. Või teisalt, kui Jumal on meie poolt, kes saab üldse olla siis meie vastu. Nagu juba viidatud, on ka neid inimesi, kes küll usuvad vaimumaailma, aga eksivad või otsivad seda nagu hallilt alalt, ja neid on väga palju, näiteks esoteerikast, salapärastest ilmingutest, okultismist, ennustamistest. Neile on, kui sellisele inimtüübile või otsijatele on vastumeelne nõustuda sellega, et kui me tahame saada osa igavesest elust, siis me peaksime oma elu panema kõrvale, seda otse kui iseenda ego mahapanemise kaudu. Esoteerika ja usk sensitiividesse on just praegu vanades kristlikes maades, kaasa arvatud Eestis, elamas oma tõusuaega. Mida siis otsitakse? Selles otsitakse usu ja evangeeliumi asemel vastuseid erinevatelt inimestelt, ennustajatelt, abivahenditelt, praktikatelt, ja on ka neid, kes arvavad, et nende saatus on kirjutatud näiteks tähtedesse või lihtsalt peopesas olevatesse joontesse. Tõepoolest, kui keegi ütleb sulle, et sa elad täpselt 58-aastaseks, siis on väga raske seda eitada, see hakkab su peas kerima ja usudki, et elabki nii palju ainult. Aga see on sidumine, see ei ole tõsi. See võib mõnel üksikul juhul nii olla, kui sa väga usud sellesse, aga on nii mõnigi inimene, kes on oma hauakivile juba surma aasta kirjutanud, aga ei õnnestu täpselt nii kauemalt. Aga see on nüüd inimeste valik. Nüüd viimselt saab ju kõik selgeks siis, kui tuleb Jeesus tagasi maa peale, nimetame seda üldiselt viimseks päevaks, tuleb oma kirkuses. Praegu kestab meie jaoks veel üks eriline aeg ja ma ei mõtle ainult seda, et meil on hea aeg, meil on oma maa, oma riik, oma keel, saame oma elu elada rahulikult, oma muredega küll ja rõõmudega, aga ikkagi alati ei ole olnud nii häid aegu meie ajaloos. Aga laiemalt on see Jumala armuaeg meie vastu või meie suhtes, kus me saame ja tohime võtta vastu Jumala armu pakkumist iga päev. Ja mõned usklikud inimesed ütlevad ka lihtsate asjade kohta, see on Jumala arm, et ma võin täna teha seda ja minna sinna. Ja me võime siis haarata kinni sellest Jumala pakkumisest, tema kätes, jättes maha oma seni tehtud eesrännakud. Jeesuse surm tähendab ju kosmilist kohtuotsust kurja meelevallale, kus selle maailma vürst leiab oma lõpu, tal ei jää lihtsalt enam võimu. Jeesuse pilgu läbi on tegemist kosmilise ehk loodud maailma keskse sündmusega. Luuka evangeeliumis räägib Jeesus nendest asjadest oma jüngritele, ta ütleb, ma nägin saatanat kui välku taevast maha langevat, vaata, ma olen andnud teile meelevalla kõndida madude ja skorpionite peal ja vaenlase kogu väe peal ja miski ei tee teile iialgi kahju. Ometi ärge rõõmustage sellest, et vaimud teile alistuvad, vaid rõõmustage, et teie nime on taevasse kirja pandud. Kui keegi teeb mingeid imesid, on eriliste võimetega inimene, siis need asjad on olemas, tõepoolest.
aga ka kristlastel, väga paljudel kristlastel on armuande, millega nad teevad sarnaseid tegusid Jumala auks ja kiituseks. Kuid see ei ole mitte eesmärk, see ei ole kaugeltki veel kõik. Mitte selle üle ei pea me imestama ega rõõmustama. See on pigem usueluga kaasnevad nähtused, sest igalühele antakse talle erilise armuande, mida tulebki kasutada koguduse ühiseks kasuks, kellele mida. Aga rõõmustage sellest, et teie nimed on taevasse kirja pandud, et Jumal on meid päästnud patust, surmast ja kuradi meelevallast. Jeesuse surm ei ole ainult alandumine, nagu öeldakse, murust madalamaks, vaid see on ka tema ülendamine mõeldamatusse kõrgusesse või kujuteldamatusse kõrgusesse. Johannes peab ka risti löömist Golgata mäele ülendamiseks, kuna rist püstitati kõrgemale kohale, aga veelgi enam peab ta seda selle tähenduse pärast, kuna ristil lunastas Jeesus kõikide meie pakke. Juba varem oli Jeesus rääkinud, et keegi ei saa tulla isa juurde, muidu kui Jumal teda ei kutsu. Muide, see risti lunastav tähendus, ülestõusmise tähendus, eluvõit surma üle on ka see põhjus, miks kalmistutel me näeme vanematel haudadel risti sümbol. See on kõige võimsam lunastuse sümbol ja kujundite maailmas. Risti sõnumis on peidetud siis kirjeldamatu Jumala vägi, mis tõmbab enda poole igat ühte, kes võtab usus vastu evangeeliumi rõõmusõnumi Jeesusest Kristusest. Apostel Paulus tunnistab esimeses Korintuse kirjas, jah, sõna ristist on narrus neile, kes hukkuvad, aga meile, kes päästetakse, on see Jumala vägi. Niisiis lunastus puudutab kogu maailma, aga selle päästev vägi saab osaks neile, kes usuvad Jeesus. Ehk nagu ütleb apostel Johannes, aga kõigile, kes tema vastu võtsid, andis ta meelevalla saada Jumala lasteks neile, kes usuvad tema nimesse. Me tõuseme ja tunnistame nüüd oma usku Jumalasse, Isasse, Pojasse ja Pühasse vaimusse koos, lugedes apostliku usu tunnistuse. Mina usun Jumalasse, kõigeväärisse Isasse, taeva ja maa loojasse, ja Jeesusesse Kristusesse, tema ainsasse Pojasse, meie issandasse, kes on saadud pühast vaimust, ilmale tulnud neitsi Maarjast, kannatanud Pontius Pilatuse all, risti löödud, surnud ja maha maetud, alla läinud surmavalda, 3. päeval üles tõusnud surnuist, üles läinud taeva, istub Jumala oma kõigeväelise Isa paremal käel, sealt tema tuleb kohut mõistma elavate ja surnute üle. Mina usun pühasse vaimusse, üht püha kristlikku kirikut, pühade osadust, pattude andeks andmist, ihu ülestõusmist ja igavest elu. Amen. Me istume, laulame 4. salmi 317. laulus.
palju rohkem ärasaatmisi ja Jumalaga jätmisi. Me mälestame täna Jüri Kurgpõldi, kes on surnud 63 aasta vanuselt, ja ta leinavad abikaasa, ema, tütar ja pojad. Rein Soomi, kes on surnud 65 aasta vanuselt, leinavad abikaasa, tütar ja poeg. Rein Rannamäe, surnud 67 aasta vanuselt, mälestavad abikaasa, tütar, poeg ja kasutütar. Laine Salki, surnud 68 aasta vanuselt, leinab õde perega. Rein Põldi, surnud 58 aasta vanuselt, leinavad ema, tütred, pojad, õed ja vend. Õie Saksa, surnud 79 aasta vanuselt, leinavad abikaasa, tütred ja poeg. Esimesel surma-aastapäeval mälestame Heldur Kasemetsa, ta on lahkunud 80. eluaastal, ta mälestab abikaasa Vaiki. 100. sünniaastapäeval mälestame Leida Samlikku ja mälestavad lapsed peredega ja lapselapsed. Edgar Peretsit, surnud 88 aasta vanuselt, lahkumisest on möödunud 40 päeva, mälestavad tütarperega, poeg ja abikaasa. Mälestame Aino Seppa, kes on ajast igavikku kutsutud 81. eluaastal, on säilitatud Kaarma kalmistule, teda mälestavad abikaasa, poeg, pojatütarperega, õde, õetütarperega, vennanaine perega, abikaasa ja vennad peredega. Rein Rindenbergi, surnud 78 aasta vanuselt, mälestavad lapsed, lapselapsed ja lapselapselapsed. Ja Augustin Roomi, kelle lahkumist samuti on möödunud 40 päeva, mälestab abikaasa. Me kummardume palveks. Kõige vääriline valastaja Jumal, sina oled oma püha ja õiglase tahte järgi oma teenijad, keda siin oleme nimetanud, nende ajaliku elu muredest ja võitlustest ära kutsunud. Me täname sind kõige hea eest, mida sa oled nende kaudu osutanud meile. Me täname eriti sinu sõna ja armuvahendite eest, millega sa oled neid kutsunud ja kinnitanud. Lohuta ise oma püha vaimu läbi kõiki leinajaid, lähedasi, abikaasasid, õde-vendi, ka vanemaid. Anna neile oma rahu, aita meil endal kasutada aega, mis meil on alles jäänud, aga viimaks ühenda meid oma taevases isamajas üles tõusnud ja surma võitnud Jeesuse Kristuse, me issanda läbi. Aamen. Laulame koos mälestuslaulu, lauluraamatutest avame laulu 345. Oota, Hingok, oota, issandat sa, tema peale looda, päästjaks sulle ta.
käest igavesti ning minu käes on surma ja surmavalla võtmed. Palun istuge. Jätkame palvelauluga number 57 lauluraamatutest ja võtame järgnevas seespalvesse vanaema, kes on hooldekodus, et ta leiaks seal jätkuvalt hingerahu, nii nagu ta seda on ikka leidnud Jumala sõnast ja armulauast. Ja palume ka noore inimese Jumala kätte, kes on raskes olukorras onkoloogiahaiglas, et Jumal tema olukorda leevendaks. Ja jätkame lauluga 57. Issand Jumal, taastaja, Isa, kõigi rahvaste Issand, me oleme võinud lõppeval nädalal tähistada oma riigi 99. aastapäeva. Juhi meie rahvast oma vaimuga, et me käiksime õiguses ja rahus. Lase meil saavutada õitsengut, mis on sinule meelepärane, aga üle kõige anna meile usku sinusse, et kogu rahvas austaks sinu nime ja me teeniksime üksteist sinu armastuses. Issand, me kiidame sind. Issand Jeesus Kristus, sina
sina oled oma elu ohverdanud, aga meie soovime oma elust tihti kinni hoida, et end säästa. Me palume, võta meid kaasa oma teele, et me koos sinuga tõelise elu leiaksime. Issand, kuule meid. Ilmuta oma ristist lähtuvad väge kõigis maades üle kogu maailma. Anna oma kannatuse õnnistusest osa ka meie kirikule ja kogudustele. Õnnista koguduse nõukogu ja juhatuse valimisi meie kogudustes, ka Saaremaal ja selles koguduses siin. Sina pääsed ligi inimsüdametele ka seal, kus meie ei näe ühtegi võimalust. Me palume, et sa toetaksid ja kinnitaksid koguduse õde, kes on ka teinekord kahtlustes ja keda ka vaimsed meelevallad nagu paljusid ründavad ja kiusavad. Aga luba meil kinni hoida sellest, mida sa oled meile ilmutanud oma sõnast, sellest, et sina, Issand, oled meie päästja ja lunastaja. Ja kui sina oled meiega, siis keegi ei saa meelevalda meie üle. Me palume sinu armu meelevalda ka noore inimese üle, kes võitleb tõsise haigusega. Luba tal sellest koos sinuga võitjana välja tulla. Issand, aita meid. Päästja sinu kannatuse ja surma läbi on ka meil avatud tee Isa juurde. Aita meid risti valguses tunda ära oma eksimusi ja puhasta meid ja juhi meeleparandusele. Ära lase meil surra oma eksimustes, vaid hoia meid siin ajas ühenduses endaga ja luba koos sinu pühadega igavikus saad osa sinu võidust. Aamen. Armlaua laulu ajal 282 paneme kokku pühapäevase korjanduse ja see läheb koguduse töö toetamiseks. Õnnistagu Issand igat annetajat.
tõesti see on õige ja et meie sind, Issand, püha kõigeväärne Isa, Jumal, igal ajal ja kõigis paigast täname Jeesuse Kristuse oma Issanda läbi, kelle pärast sina meie peale armu heida, meie patud meil andeks anna ja igavest õndsust õhuta. Sellepärast laulame kõikide inglitel ja taevaväärkadega sinu aunimele kiituse laulu. Kogu lood ülistab sind, kõige elu andjat. Sina kogud kokku oma rahva ja sinu ülistus kõlab lakkamata. Anna meil oma püha vaimu ja pühitse need annid, leib ja vein, et need saavad meile Kristuse ihuks ja vereks. Issand Jeesus Kristus, sel ööl mil tema ära etti, ta võttis leiva, tänas, murdis ja andis ümbritele öeldes: võtke ja sööge, see on minu ihu, mis teie eest antakse. Tehke seda minu mälestuseks. Sel samal kombel võttis tema ka karika pärast õhtusöömaaega, tänas andis selle neile ja ütles: võtke ja jooge sellest teie kõik. See karikas on uus leping minu veres, mis teie eest valatakse pattude andeks andmiseks. Nii sagedasti, kui te sellest joote, tehke seda minu mälestuseks. See on usu saladus. Sinu poja kannatuste surma, ülestõusmist ja taeva minemist ning ootame tema tagasitulekut kirkuses. Ühenda meid armastuses üheks ihuks Kristuses, et võiksime tema läbi sind teenida. Sulle Isa ja Poeg ja Püha Vaim, olgu kirkuse au sinu pühas kirikus nüüd ja igavesti. Meie Isa, kes sa oled taevas, pühitsetud olgu sinu nimi. Sinu riik tulgu, sinu tahtmine sündigu, nagu taevas, nõnda ka maa peal. Meie igapäevast leiba anna meile täna päev ja anna meile andeks meie võlad, nagu meiegi andeks anname oma võlglastele. Ja ära saada meid kiusatusse, vaid päästa meid ära kurjast, sest sinu päralt on riik ja vägi ja au igavesti. Aamen. Issanda rahu teiega, soovigem oma kõrval seisjale Jumala rahu ja head läbisaamist.
ainussõna, siis saab minu hing terveks. Issand ütleb, tulge minu juurde kõik, kes te olete vaevatud ja koormatud, mina annan teile hingamist. Astugem siis siia altari juurde, kes te soovite osa saada armuandest.
tegemata, nimetan koguduse teated, aga alustame sünnipäevalaste õnnitlemisega. 75 eluaastat on täitunud 2 koguduse liikmel, täna on selline eriline pühapäev, kui nädala sees on olnud 2 sarnast sünnipäeva. Arvo Kärner ja Milli Maripuu on selle juubelini jõudnud. 82. eluaasta on täitunud Haime Kuusemäel ja 85. sünnipäeva on tähistanud lõppenud nädalal Laine Penu ja Hugo Raudsepp. Palju tervist ja Jumala õnnistust. Täna kella 3 on koguduse majas usu ja valguse kogukonna kokkusaamine ehk jumalateenistus. Homme kella 6 on leinaringi aeg koguduse majas, teisipäeval kell 6 naiste meeste osandus ja üle mitme aasta tähistame paastoja algust palvepäeva eraldi jumalateenistusega. See on 1. märtsil, kolmapäeva ehk tööpäeva õhtul kella 6 olete oodatud siia kirikusse palvepäeva armulauaga jumalateenistusele. Laulab koguduse segakoor Sauer. Neljapäeval on kell 6 piiblitund koguduse majas ja reedel kell 4 raamaturing ning samal ajal algab ka noorte tund. Ja laupäeval kell 11. 4. märtsil laste pühapäeva kool. Järgmisel pühapäeval on taas jumalateenistus 5. märts kell 11 ja siis on esimene pühapäev, paastoja pühapäeva jumalateenistus. Koguduse vast valitava nõukogu liikmetele teatame koguduse nõukogu koosoleku aja. See on olenevalt võimalustest kas neljapäeval või reedel. Ja nüüd teie koguduse nõukogu kandidaadid tähestiku järjekorras. Meil on koguduse 15 nõukogu liikme kohta. Eelmise nõukogu poolt kinnitatud arvu oleme otsustanud säilitada ja kandidaadid on Rein-Paul Birkenfeld, Valve Heiber, Lille Jaansalu, Maila Junts-Veldre, Tiiu Kallas, Kaalep Koppel, Viive Koppel, Peeter Kuun, Linda Liivamägi, Aarne Mustis, Rita Naaber, Rein Orn, Asta Peebo, Reena Reinväli, Katre Roolaht, Urmas Sepp, Arvo Suurhans, Monika Talistu, Liane Trei ja Marika Vaino.